No nii, uus nädal on alganud ja mina tähelepanelikult vaatan ka seda, mis teised eksperimendi osalejad teevad. Võib nii öelda, et varastasin Mari idee, aga tema hakkas lisa teenimise võimalusi otsima. Mina olen laiskvorst, ma hakkasin pigem selle peale mõtlema, et mida ma saan endale tasuta saada. Ja selleks mul on palju võimalusi. Esiteks, töö juures mul on kohv, tee ja igasugused küpsised, kommid on tasuta. Teiseks, mul on igasugused seminarid, konverentsid, töökohtumised ja nende käigul võib ka tasuta süüa. Ja kolmandaks, mul on palju sõpru. Kui nad teada said, et mina osalen eksperimendil, kõik hakkasid mind külla kutsuma, et söögi ja jöögi muidugi tasuta pakkuma. Aga vot sellest viimasest võimalusest ma otsustasin esialgselt loobuda, sest see oleks aus. Nagu ma olen juba maininud, mul on hästi palju tasuta võimalusi. Näiteks mina töötan televisioonis ja pean hästi välja nägima. Sellepärast mu lõikuse eest maksab tööandja. Muide, see oleks väga kulukas. Kui palju teile ilusalongis meeste lõigus maksab? Meeste lõigus maksab meil 20 euro. 20 euro? See on jumal, see on 2-päevane eelarve. Aga ma usun küll, et võib leida ka kohti, kus võib sama tööd teha 7 või 8 euro eest, aga pensionääridele on vist ka igasugused soodustused olemas. Praegu ma lähen oma lastega jäätise kohvikusse. Muidugi, kui ma oleksin tõeline pensionäär, siis vaevalt mul on siukesed väikesed lapsed, aga siis suure tõenäosusega mul on juba lapselapsed ja nendega tuleb ka kuskil käia aeg-ajalt. Aga ma olen kaval selles mõttes, et mul on tasuta kupongid, igaüks on 5-euroline, ma olen võitnud neid ühes heategevuslik loteriis, mis leidis aset paar nädalat tagasi ühes kaubanduskeskuses. Ja ma loodan, et seda on piisav, et mitte midagi juurde maksta. Keegi arvab, et see ei ole aus, siis ma ütlen, et see on normaalne. Kui sul raha on nii vähe, et sa alati mõtled selle peale, kuidas kokku hoida, siis on loogiline, et sa leiad tasuta võimaluse. Olen siiski 80 senti juurde maksnud. Ma olen juba öelnud teile, et suur väljakutse minu jaoks oli see, et kuidas vähem kulutada autodele. Ja leppisime naisega kokku nii, et mina tangin autot nii palju, kui ise olen sõitnud. Ma proovisin sõita ainult siis, kui on hädasti vaja ja ilma autota tõesti ei saa. Mul oli tõeline sõidupäevik, ma fikseerisin kõik oma sõidud ja tuli välja, et 1 nädalaks mul on piisav 9-10 eurot bensiinidele. Pole paha. Olemasolevate tšekkide ja kontojäägi vaadates saan aru, et tuleb leida seda, millest ma pean loobuma. Muide raha saab varsti otsas. Aga ees on pikad nädalavahetused ja külla tulevad sõbrad Riiast. See on Aleksander, minu massöör. Paar korda kuus ta käib meie juures ja teeb massaaži kõikidele pereliikmedele. Aga sel kuul mina seda endale lubada ei saa ja siis kui ta tuli, ta tegi massaaži ainult naisele ja lastele. Kahjuks. 3 päevati hommikul ma käin siin Narodne Radio stuudios, et rääkida sellest, millest kirjutab värske MK Estonia. See kord ma tulin kohale, aga järgmine kord ma mõtlen, äkki teeme see telefoni teel, sest tegelikult sõit siia ja tagasi maksab peaaegu 2 eurot. See on liiga suur summa. Mõelge palun sõbrad, äkki järgmine kord siiski telefoni teel. Sõita tasuta bussiga. See on mu seni kõige suurem ost, 42 eurot. Aga ma olen suutnud osta tõesti palju, mis on piisav 6 inimesele, kaasa arvatud lapsed. Ma isegi suutsin osta alkoholi 4 inimesele. See küll ei ole mingi harilik prantsuse vein, aga samal ajal ei ole nii siit, et on tõesti piinlik külalistele pakkuda. No nii, minu Läti sõbrad on kohal ja ma tegin
no koos naisega muidugi. Tegelikult naine tegi. Naine tegi õhtusöögi ja see on minu sõbrad Lätist, nagu ma olen juba öelnud teile. Ja ma paluksin neid midagi läti keeles öelda, et saaksite aru, et nad on tõesti Lätis. Palun. Sveiki, labvakar. No, sveiki, labvakar. Niimoodi iga eestlane ka oskab, aga rääkige parem sellest, kuidas teile meie õhtusöök maitseb. Tas bija vienkārši burvīgs ēdiens, mēs neko tādu nekad neesam garšojuši. No, mina küll ei saanud aru, millest ta räägis, võib-olla temale üldse ei meeldinud, aga mulle siiski tundub, et see oli täiesti vastuvõetav õhtusöök. No nii, ma olen optimistlik, sellepärast, et transpordikulud ja toidukulud mul on absoluutselt kontrolli all ja sellepärast ma otsustasin, et teen endale uus väljakutse, mille võtan vastu. Järgmisel nädalal ma proovin osta seda, mis varem pole ostnud, näiteks ravimid, ma proovin osta riided ja kolmandaks ma proovin osta mingid kingitused lastele. Vaatame, mis sellest saab.